voor siis jätkumas, 3 mängu eile peetud ja neist 3 mängust sai selgeks see, mida arvata ka võis, et Levadia tänases mängus vajab ainult võitu. 2014 oli see aasta, kui Nõmmiste vilistas suisa 7 meistriliiga mängu, aga sõpradele kaitsesse appi jõudnud. Ja sealt tuleb 1-0. Sealt tuleb 1-0, Tudarevits Enderdus ja Jevgeni Kopsar avab skoori. Just mõtlesin, kas julgen öelda seda, et Pärnu on vastu pidanud, aga olekski olnud enneaegne, sellepärast et Jevgeni Kopsarilt Ratikovi viimaseks kohtumiseks, nii et päris kaalukad on olnud kohtumised omavahel, kui siit kaaluka tõrje teeb Vainu praegu, jäädes hästi pallile ette. Riputab hundi pea peale, natukene kõrgeks jääb ja ei saa ka Mutso pead vahele. Kopsar, Kando jälle ennast pakkumas, Kopsar tuleb ise keskele, kasutab selle Kando tõusu hästi ära. Hundi suunas ja hunt lööb, aga jälle otse sülle. Kando. Hunt nüüd vasakul. Täpselt ise ette mängib ennast löögile ka, aga jälle see löök ei tule nii välja, nagu ilma hunt tahaks. Iseenesest võib olla päris nukker number pärnakate jaoks. Kopsar, Kando puude läheb liiga tugevaks ja Villata tuleb vahele. Noh jah, muidugi on ju suhtumise poolest tegemist ikkagi professionaalsete sportlastega, kui nüüd Kink pääseb siit läbi keskele sööt ja sealt tuleb 2-0. Lati põrkest Sean Morelli ja Tarmo Kingilt. Väga hea eeltöö sellele väravale. No Morellil seal oli ikka teha, aga ei olnud niisama palli võrku panemise kohta, aga Morelli 12. Ja Tarmo Kingilt värava sööt, taas teist mängu. Enderdus keskele läbi ei lähe ja kauglöögi koht olemas, sealt tuleb kõva pomm ja Maarin. Kaugelt proovib Tudorev ja kõva pomm see oli ja nüüd Andreejev ja lööb 3. ära siit. Suluseisu ei ole ja Nikita Andreejevil 3. koll kirjas, selle kohtumise 3. siis Andreejevil täna 1. ja nüüd on küll kõik selge Levadia. Mitte, et ta enne poleks olnud, aga Levadia võtab siit oma 3 punkti ära. Snaric veel saab proovida, aga ei tule 4. siit. Andreejev. Ja Nõmmiste arvab, et aitab kah. Vilistab selle kohtumise lõppenuks 3-0, võidab Levadia